head keskkonnahariduse omandamist. Rakvere Loovuskeskuse juhataja Juule Käentorm räägib seebi viltimise töötoas erinevatest viltimise tehnikatest. Aga nüüd 1,5 aastat oleme siis sellise toreda koha peal, kus asus Rakveres vanasti apteek Tallinna tänaval, Vene kiriku vastas täpselt, et meil on sellised armsad ruumid ja me pakume hästi palju erinevaid koolitusi nii lastele kui täiskasvanutele, et põhiliselt loomulikult on meil loovuskoolitused, erinevad käsitöökoolitused, kunstikoolitused, nii et meilt leiab hästi palju erinevaid vahvaid asju, mida teha. Aga tulge palun, tulge edasi. Ja. Täna siis me räägime natukene viltimisest. Et mis asi see viltimine on, kuidas seda tehakse ja kuidas see veega seotud on. Et tänase päeva teema on teil vesi, eks ju, puhas vesi, et kuidas on viltimine seotud veega, et viltimise ajalugu on väga pikk. Et te ju kõik teate seda, et õige ammusest ajast tehti vildist jalanõusid, mütse, riideid, aga kuidas siis saadakse vilti? Vilt on siis lambavillast, sellise kraasitud lambavillast vanutamise teel saadud siis uus materjal. Et meie kasutame siin täna Saaremaa lambavilla. See kõik on nende armsate Saaremaa lammaste seljast võetud, aga et siis väidetavalt, et see paremini viltuks, siis muutuks selleks viltiks, on siia hulka segatud Uus-Meremaa lammaste villa, kellel on siis natukene pikemad karvad ja kas siis ilmselt ka siis või johtuvalt elukohast on see karvakene tal seljas siis pisut erinev kui meie kliimas kasvanud lambal. Ja loomulikult ei jookse roosad ja rohelised lambakesed meil seal aasadel ringi, vaid need värvitakse. Et need on küll kahjuks keemilisel teel värvitud, et värvid ei võimalda siis selliseid erksaid toone, eks ju, me ju kõik armastame värvilisi asju. Ja siis Saaremaal tehakse siis tööstuslikult neid käsitsi, keegi ei kraasi, et kraasid käsitsi, te teate, kellel koer on, eks ju, et see selline kraas väikeste peenikestega, et siis on käsitsi vanasti tõmmati siis erinevas suunas niimoodi see lamba pügatud vill siis selliseks õhukeseks, eks ju, et need karvad eralduksid ja et ta ei oleks selline nagu ühes hunnikus või tükis, et siis saadakse selline õrn heie, eks ju. Ja sellest siis loomulikult ka tehakse lõnga, seda te ju teate, et siis seda niimoodi keerutatakse ja siis tuleb lõng. Aga nüüd on selline toormaterjal. Ja viltimist on siis laias laastus on 2 sorti, on märgviltimine ja kuivviltimine. Ja need on siis ses mõttes erinevad, et kuivviltimisel kasutatakse abivahendina sellist ogalist nõela, eks ju, mis on sakiline. Ja kuna see karvake, kui te teda mikroskoobi all vaataksite, siis ta näeb välja nagu šampooni reklaamis hästi kole katkine juuksekarva näidatakse suurelt, eks ju, siis see lamba juuksed on ka sellised katkised, hooldamata ja sooja vee või siis selle mehaanilise mõjutamise tulemusena need lõhed siis karval tõusevad turri ja need hakkavad üksteise külge kinni jääma, need peeniksed karvakesed, et kui te neid niimoodi mõjutama hakkate. Ja siis tekibki uus materjal ehk siis see vilt. Ja mida rohkem me seda siis mõjutame, kas siis mehaaniliselt või siis vee ja seebiga, siis seda tugevamaks see muutub, seda kõvemaks ta läheb, eks ju, ja tohutult sooja pidav ja ise teate, eks ju, et neid mõnusaid vilte kandsid ju ammusel ajal sõjamehed ja kõik, eks ju. Ja annab siis ka vormide peale, siis kübarad on kõik tehtud siis vormi peale, eks ju, kõik jalanõud, sussid tänapäeval hästi populaarne. Ja märgviltimine käib siis sooja vee ja seebiga. Et kasutatakse sellist kas tavalist
majapidamisseebi, pruun 72% või siis meie kasutame täna, see on titade pesemise seep ilma siis lisaaineteta ja kellelegi loodetavasti allergiat ei tekita. Veel on üks huvitav Jaapanist pärit tehnika, kus siis kasutatakse, selle nimi on nunovilt ja siis nunoviltimisel, nuno on jaapani keeles riie, kangas. Kasutatakse õhulist kangast ja tavaliselt see on siis mingi naturaalne õhuline kangas ja öeldakse, et kui õhk või te suudate sealt läbi puhuda, et te tunnete, et sealt õhk läbi tuleb, siis see sobib nuno viltimiseks ja liidetakse seda kokku villaga. Ja meie ka enda juures õpetame, sellest saab imevahvaid õlasalja teha või igasuguseid hästi toredaid asju, kaunistusi, kas lilli saab viltida sellisel viisil. Nii, aga siis täna me teeme sellise asja, et teeme 2 ühes, švamm ja seep on koos. Nii et näete, kuskilt see ei ole õmmeldud kott, et me paneme selle seebi nüüd siia sisse, eks ju. Ja meie siis kasutame täna märgviltimise tehnikat ja ma näitan, kuidas me siis seda tegema hakkame. Nii, et kõigepealt igaüks saab ühe selle seebi ja siis hästi tähtis, et neid väikseid nippe jälgite, mis ma teile ütlen, et mis on nagu selle asja võti. Et ma unustasin öelda, et seda heiet ei lõigata kääridega kunagi, vaid alati rebitakse. See on nüüd sellepärast nii, et kui sa kääridega ta siit läbi lõikad, siis tal tekivad sellised tömbid otsad ja see tömpots ei taha siis enam hästi nagu kinni jääda ja ta viltub halvemini. Niimoodi ja alati siis vaadake, tal on selline suund ka vaat sellel, et kui te nüüd vaatate, ta on ühte suunda pidi tulevad teil pikemad. Nii, ja siis te hakkate seda järk-järgult mässima, seda seepi siia villa sisse, aga mis on see põhiline nipp? Katsuge, võtke selliseid, ärge võtke suuri lahmakaid, vaat sellised udused, õrnad asjad ja nüüd, et teil hiljem oleks vähem tööd, et ei peaks seda suurt, väga pikalt seda hõõruma, siis tehke oma elu lihtsamaks ja püüdlikult, mida püüdlikumalt, korralikumalt te mässite, seda vähem teil pärast vaeva on selle hõõrumisega. Ja see on üsna pikk protsess. Teil tuleb kindlasti kiiremini välja kui lastel, neil läheb alati aega. Nii, ja te võtate, vaadake, see on hästi õhuke, eks ju, katsuke sellised pikad ribad tõmmata. Nüüd panete siia sõrme peale ja nüüd hakkate õige õrnalt sikutama, aga jälgige, et ta oleks üsna kõvasti, nii kõvasti kui annab. Te tunnete, kui ta tahab katki minna, et siis ärge kõvemini tõmmake. Aga te peate suhteliselt nagu suutma siia ümberda ja nüüd see lõpp silitate kinni, ta jääb ilusti kinni niimoodi, et ta ei hakka rippuma. Ja mida paremini te teda niimoodi mässite, tugevamini, siis on lihtsam. Ja nüüd jälle järgmine ja igat erinevat pidi ja hästi hoolikalt jälgige neid nurki, need kipuvad välja jääma. Ja see nüüd, mis ma praegu siia alla panen, et see näha ei jää. Et see ilu, mis te tahate teha, see pange alles kõige peale, et all on täitsa ükskõik, mis te sinna panete. Ja see ei ole väga ilusti mässitud, aga see pusakas peab umbes nii paks olema siuke. Me siis vaatame, katsume teie seebid läbi, enne kui me märjaks teeme nad. Ja kodus siis pange hiljem talle võib-olla nöör taha, et siis tal on parem nagu kuivama riputada, eks ju. Nii. Aga, ja siis üks väike tähelepanek veel, et kui te ka hiljem, palun andke oma õpitud oskusi teistele ka edasi, tehke sõbrannadega vahva selline kook ja kohvi, kus te siis teete koos sellist asja, aga need ei tohi enne märjaks saada, et kui te olete mässinud oma seebid sisse, pange need kindlasti ära, enne kui te hakkate veega mässama, et kui on selline lõbus seltskond, siis võib juhtuda, et läheb väga vahtu teil see elamine ja märjaks, et siis ei juhtu nii, sest ta muutub kõlbmatuks, ta ei tohi märjaks saada. Eks ju. Nii, aga nüüd hakake, aga tõuske rõõmsalt püsti ja hakake oma seepe mässima. Ei, ma võtsin ära juba, see määrin. Nii. Вот так поставите, возьмите такие длинные куски, тонкие, и kuidas on keerata? Заверните так, и попробуйте сделать так, что
krepka. Kõvasti räägi. Razne направление, da. Niimoodi, on ju. Ja see ots, ma korra näitan, vaat, kui teil tuleb selline, ja see ots, katsuge venitage ta võimalikult niimoodi pikaks. Ja nüüd näete, silitate selle niimoodi kinni. Et ei jää sellise pakse kohti, et siis on nagu paha pärast. Ta kipub hakkama, tahab lonti minna. See on teil liiga paks. Jah, tõmmake see veel pooleks. Sellised õhuksed kihid ja järgmine kiht erinevas suunas, eks ju. Et mida paksemad te need panete niimoodi, siis seda raskem teil on pärast sellega hakkama saada, ta tahab lahti tulla. Et mida õhemad kihid ja erinevates suundades, seda paremini ta viltima hakkab. Eks ju, nad jäävad nagu kinni niimoodi. Ärge pigem, mitte sellise nöörina. Et tõmmake ta laiemaks, niimoodi. Ja üle... Ei, ta on, jah, siit alt on nagu liiga sükene. Nii, ja nüüd ma näitan. Selle võib ära katkestada. Nüüd selle otsa silitate kinni, võtate jälle siit. Ma keeran seda, et oleks erinevas suunas. Ja nüüd hoidke seda niimoodi näppude vahel siit. Ja nüüd, kui teil on nii pikk, siis te nagu lõngakera teete. Niimoodi. Selline keskmine ta peab just paras. Et mitte väga nöör ja mitte väga lai. Ta ei tohi seebist laiem olla, et ta üle niimoodi jäära. Et niimoodi teetegi. Nagu lõnga... Mis te enne võtsite seal niisuguse pika ja hästi kõvasti tõmmata? Ei, nii, teil on väga hästi nii. Ma olen enne seda ka teinud. No vot, väga hästi. Ja nüüd teete, eks ole, nüüd need sedapidi jälle, et saab otsad. Aha, тоже по-русски, да? Ага. Хорошо. Вот поставьте сюда и как заверните. Так. И теперь так, и так, обратно. Такие. Nüüd jälle järgmine tükk. Et kui katki läheb, mitte midagi ei juhtu. Et siis lihtsalt kinnitage see ots silitamisega ära ja... ei niimoodi on, ja, et see on nagu liiga lai, et see tükk, vaat see on kindlasti liiga suur ja ta ei tohi seebist laiem olla, et ta ei läheks, et ei hakka nagu pakkima nagu kingitust, siis te jääte hätta. Et see venitage natukene niimoodi pikemaks. Ja kiiret ei ole kuskile, ei pea korraga palju panema. Ja nüüd hakkate, mina panen tavaliselt pöidla alla ja siis niimoodi vaikselt sikutan. Niimoodi. Pealt saate mustri teha. Nii. Ja nüüd te võite teda vahepeal niimoodi natuke käega siluda, et see jääb kinni. Nii, nüüd katsume, eks ole. Natuke siia nurkadesse veel. Немножко сюда эти слишком так... Нет, эти уголки. Teil ma arvan, et on juba küll. Selle panen. Nii, ja kui nüüd on teil niisugune armas paks pallikene, eks ole, niisugune mõnna, siis kontrollige üle need nurgad, et kui see nurk teil kopsub, siis te peate nurka panema, aga siin on ilusti, kõik on tipp-top. Et see on väga ilusti, tehke lihtsalt mustrit natuke, mis te tahate, eks ju. Ну, посмотрим. Это у вас очень трудно так. Тонкие, это хорошо. А сюда еще надо. Вот эти куски слишком толстые, да. И теперь... Надо растягивать вот так вот. Nii, teil on, ma arvan, ka juba ainult lihtsalt mustri asi, eks ju, peale, et seda on piisavalt seda paksust.
Ma korra katsun. Natukene jah, nurgad on veel kõbisevad. Väga hästi. Kui teil õnnestub seda rebida pikk tükk, eks ju, mis see katki ei lähe, siis teete nagu lõngakera, eks ju. Saate järjest, siin proual on väga hästi see lõngakera teema õnnestunud. Ei, te võite ära katkestada, kui mets... Ei, ta vist ei lähe ka. Just, ja see lõpp rebige nagu peenikeseks, et siis ta saab, tõmmake siit niimoodi ja siis siluge kinni. Nagu see, ja siin on nagu hästi see, et ta jääb selline mõnus udune pind, et need omavahel niimoodi segunevad natuke, ta jääb nii tore, et kui te sellised õhukest loori peale panete. Võt, siit kuskil puhub. Need ongi, ma mõtlesin, kus see puhub. Nii, mulle tundub, et teil on juba liiga paks. Ja, это достаточно. Все, да. Если хотите сюда немножко поставить желтую, тогда поставите так тоненький. Да. Это очень трудно тогда. Потом, то есть вене keeles on valjanje. On õige sõna. Достаточно. Да, все хорошо. Вот эту так конец поставьте вот так. Ma arvan, et piisab. Katsun jälle nurgad need, et kui on nurgad okei, et siis... Raksusest nüüd aitab või? Jaa, teil on hästi hoolikalt pandud, et see on väga hästi. Nii, ja kui te nüüd tahate mingisugust mustrit, siis pange lihtsalt niimoodi nüüd paar tiiru või seda sellist õhukest loori peale. Nii, ilus. Piisab ja täitsa hästi. Selline ikka soe olema, et mitte leige, vaid soe. Siit kõrvalt WC-st saab ja siit samast ukse kõrval on ka kraan. Siit kahjuks ei tule sooja vett. Kuidas? Sa tahad siia tulla? Aga siis sa pead kiirustama. Sa vist pead taga eraldi sissegi rääkima. Vaata, hakkad niimoodi mässima. Jana. Nii, siit võtke väike seebitükk ka kaasa ja see pange vee sisse, et ta läheb natuke pehmemaks. Võtke kaus palun 2 peale, eks ju, et meil kõigile päris kausse ei ole. Это вдвоем можете здесь делать. Потому что у нас, наверное, для всех нету. Otsi omale sõber. Здесь только холодная. Ka. Näed, see poiss on ilma kausita. Üks kauss on siin. Ei tule sooja enam või?
no jah. A WC-st ei tulnud ka enam või? Näed, mis selle poiss? Tule võtta... juba läks, jah. Nii, need on jah, siin suured. Seda paberit kulub? Ei, natukene lihtsalt, et kui saate märjaks, et üldiselt ei kulu midagi. Pärast saate selle märja seebi kilekoti sisse panna, kui see valmis saate. Väike tükk. See on sellepärast, et ta läheks natuke pehmemaks, eks ju. Nii, kas nüüd on kõik saavad tähele panna, et see, mis ma nüüd räägin, on väga tähtis. Et ta очень важно, да. Ja покажу это первые шаги, et ma näitan need esimesed asjad ette ja see on hästi oluline sellepärast, et alloo, Jevuski, see on hästi tähtis, mis ma räägin, et teile see asi välja tuleks, eks ju, sest et kui te ta kohe niimoodi alguses vette panete, siis teil ei tule sellest mitte midagi, et ta tuleb kõik üksteise küljest lahti ja kukub ja kohe pange tähele, hõõruda kohe ei tohi. Нельзя так делать сразу нельзя. Первые шаги вот так. Võtate selle seebi, mis teil siin veeses ilusti mõnusalt pehmeks on läinud, teete oma käekese seebiseks ja hakkate tegema nii, võtate siit vett ja vaat sellise liigutusega, vaat just täpselt nii, surute selle pealmise kihi kinni, et ta ei tuleks vaat niimoodi. Ja nii kaua teete, kuni te tunnete, et see on kinni. Vot, et kui see jääb kinni ja võtate jälle vett niimoodi ja hästi ettevaatlikult alguses ja niimoodi surute muudkui ja jälle võtate vett niimoodi, eks ju. Võtke jah, niimoodi biopesa sisse seda vett ja siis saab ilusti. Siis teil tekib ümber nagu kaitsev kiht sellele, et nad ei kuku lahti. Et see on harjutustöö, jah. Возьми водичку и вот так. Водичку и мыло тоже надо поставить. Больше водичку поставь. И когда закончится? О, это завтра. Нет, почти завтра. Just ja see nüüd suruge niimoodi lihtsalt võtke jälle vett, et võib-olla seepi nüüd, see on juba piisavalt seebine, et siis lihtsalt käega patsutage teda. Ja ümber ringi kogu aeg patsutage, ärge ühtegi kohta ära unustage. И если уже так много, тогда это не надо больше. Jah, seebi võite nüüd tõsta siia paberi peale kõrvale ja nüüd nii kaua patsutate, kuni need vaatate, et kõik. Ja kui nüüd ta on selline voldiline, nagu selle suure šarpeikoerana. Vaat potom будет. Ja nüüd lükkate lihtsalt neid volte niimoodi sirgu. Nii. Ja nüüd, kui ta on kinni, siis vaikselt natuke näppudega võite hakata õõruma, aga kogu aeg lükake neid volte nagu ära, et ei korja kõiki volte siia alla, eks ju peab tähelepanelikult vaatama. О, нет. И теперь делайте, как руки мыть надо, вот так. А это уже это больше не надо. Здесь уже, достаточно это. А тут? Вот так, да. Не. О, нет, это надо такой быть, что как там было. Ну, круто. Мыло? Мыло достаточно, да.
И теперь вот так. А воду тут добавлять надо? Это силу. Силу. Когда все так в одном куске, так там можно силу-то. Вот так. Хватит, все еще второй лежит. Ну, Что тебе такой валгой белая пена? Нет, я не знаю, еще рано. Так это крепко надо быть. Ну, И что, это все должно крепко быть? Очень, конечно. Oi, tak nii teelati. Только так. Ta läheb, nüüd teil on see nagu suur Shar-Pei koera nahk, eks ju, voltis. Ta läheb kokku kindlasti, aga lihtsalt natukene aega vaja. Ja lõpus teete täie jõuga, aga see on alles siis, kui te tunnete, et ta on juba hakkab minema väiksemaks. Alguses ja lükake ka volte sirgu, ärge volte korjake seebi alla. Ei ta käibki nii. Et see lihtsalt pead nüüd niimoodi, näe, niimoodi hõõrud on ju, nagu peseks käsi ja jälle paned sooja vett ja seepi enam pole rohkem sul väga vaja panna. Ta on tegelikult vist natuke siia on. Сюда еще надо добавлять? Немножко, да. Nii, aga siis katsu pesta nüüd niimoodi. No vaatan korra, vabandust. Nii, aga siin ei olegi muud, kui te hakkate nüüd niimoodi nagu käsi pesema, on ju. Ja siis seepi enam pole vaja panna selle, nüüd panete natuke vett siia peale ja siis ta vaikselt hakkab minema. Aga põhiline on see, et ei korjaks kõiki volte siia allapoole, pealt on ilus, aga alla on need lihtsalt niimoodi lükate muudkui sirgemaks. No väga ilus, jaa. Teil on vesi päris jahe, ei tulnud enam, jah. Paneme natuke veel siia seepikest peale. ta vanuks paremini. Ja soojem vesi, jah. Aga midagi, teil on nüüd see tehnika nii, et te lükkate neid, et ei voldi neid sisse või ei vildi neid sisse. Te muudkui lükkate siit niimoodi näpuga neid. Igal pool teile vaatate, lükkate muudkui. Teile paneme vett peale. Et ei korja neid ühte kohta kokku neid volte, on ju. Ta varsti kohe läheb. Lihtsalt läheb aega natukene, juba natukene läheb ka. Aga sa tegid liiga, lükkasid nad ühte kohta need voldid kokku, vaat sellepärast ta lähebki. Sa ei tohi niimoodi, et sa vaatad pealt on ilus ja lükkad kõik alla. Sa pead kogu aeg, jah, no ma püüan, ma tulin siia. Ei aita veel. Slishkam mjahkaja. Tehke kõvasti. Ta ei ole üldse õhus kuskilt, jah? Jah, aga ta läheb. Sa panid siia peale liiga paksud tükid, need peavad natukene olema õhemad, on ju. Et kui sa teinekord tahad näiteks teha, siis pane lihtsalt õhemad. Ta nüüd katsu niimoodi seda muudkui lükata siit. Sellest saab veel asja isegi. No ma arvan, et saab. Ma ei ole kindel, kuidas ma lükkama pean. No ühel poolt ja teisel poolt ja siis siit poolt ja erinevad pidi hästi, on ju. Niimoodi või, kahe poolt? Igal poolt, siiapoole mudi teda erinevad pidi. Niimoodi käsipidi? Ei, ära veel pese. Pärast pesed, kui ta väiksemaks läheb. Ja proovi. Ja ära kõvasti veel vajuta, sa pead lükka neid volte nagu lihtsalt nügi neid. Kumma neid nügi? Ei, nügi siia, siis nügi tagasi, nügi siia, siis nügi tagasi, eks ju. Sellepärast, et see läheb kokku, tõmbab kokku, kui sa teda nüüd nügid natukene. У вас еще немножко так. No, aitab. Nüüd силу поставишь сюда, вот так, и вот так. И очень сильно надо теперь делать. Тебе сильно, Галя, делай сильно. А тебе еще нельзя сильно делать. No, siin tuli rippuma, jah. Selle peame ära tõmbama nüüd. Nii seebine peab olema või? Ei pea. Aga tal ikkagi ta tõmbab need kortsud sisse, kui kõvasti teinud. Mis see põhimõte on? Kas Ei, lihtsalt nüüd siluda või võimalikult kõvasti? Ei, see on nüüd niimoodi, et kui ta hakkab, te tunnete käe all. Ta ikkagi lukib siin käe all. Ei, ta läheb teil kohe, kui te tunnete, et hakkab minema, siis võite hakata kasutama jõudu. Aha, selle peate lihtsalt pärast ära lõikama siis. Proovige korraks seda. Kohe. Kui
natuke aitan sind selle. Если мы так будем тереть, там мыла не останется. Nii et selle vist peate jah, see lõikama kääridega kodus ära või nüüd tehke hästi kõvasti täie jõuga, eks ju, ja siis see lihtsalt lõigake ära, mis siit üle, ma kohe katsun. Panen vees ja nüüd saab täitsa pange vette ja nüüd täie jõuga. Ma näitan teile, ma teen 2 korda niimoodi ja siis katsute. 3, 4, 5, katsuge siit keskel. Eks ju. Ja nüüd üle otste ka. Теперь готово. Готово? Да. И холодной водой так смыть, да, ну, lihtsalt vee all, laske vesi peale. Это слишком мягко еще. Вот там. О, это у меня готовое. Да? Вот это как бы мягко. А это, ну, может где-то... Ну как? А еще немножко слишком мягкая. Еще надо, да? Еще надо. Поставьте воду. Надо, да, постоянно? Да, поставьте сюда сразу воду. И теперь hästi tugevasti, on ju. Все понятно. Это нашим операторам. А маленькие куски здесь? Вот, kõvemini, et need ääred ka siin. Понятно. Пакет, да? Пакет поставь. Здесь теперь loputasite vee all ära, see tuleb küll jooksva vee all ära loputada see. Nii, ma teen. Kui siit tuleb ei võiks Ei, eks ta ikka jääb, et tal on ju seep sees, lihtsalt laske ta pealt ära ja nüüd kilekotti just. Nii, kellegi telefon on siin väga... Ma panen siia selle. Ja. Ну, как у вас? Не знаю, попробуйте. Уже хорошо. Да. Ja ma arvan, teil on очень хорошо. Ta Pihkalt tänavalt Viru käsitöösalongist. Seal on kõige suurem valik. Ups. Это нельзя здесь. Чтобы было, да? Да, все надо повернуть. Вот seal ukse juures on.